küsin, kas teie tellisite juustukku mingi? Ei, läheb ära, ma just ärkasin, mõtlesin, kas ma äkki tellisin nagu ettevaadet, et ma ei mäleta lihtsalt. Nagu, et enne seda reisi oli nii kiire nagu, aga no öeldega, mina ei ole tellinud neid juustuvalikuid meile. Aga ometigi need tulid. Ja siis ta tuli tagasi ja ta kutsungiga kutsus meid, et kas ikka umbes kus te istute, et äkki me istume vales kohas. Ja siis... Selgus tõde, et selle taga on kindlasti jälle... Q-Travel. Ja näete, ongi. Ega muud jällegi öelda, mega super, aitäh. Me oleme omadega autorendi järjekorras ja esimesed emotsioonid, kohutavalt palju rahvast, kohutavalt venib kõik asi nagu reaalselt, iga asi venib. Ja kui te arvate, et Egiptuses venib ja võtab aega asi, siis siin võtab veel kauem aega. Ma vaidleks Meelisele vastu, siin ei ole üldse nii hull. Lihtsalt siin on tõesti palju rahvast ja siin venib. No. Aga no Egiptusega ei anna seda ikka võrrelda. Ja siis näiteks siin selles letis on see, et ainult siit poolt teenindatakse praegu. Ja see on ajuvaba, et nagu... Nüüd on teisel pool ka tädina. Aga ühesõnaga me läksime siit jooksuga välja, et me lähme teisele poole, seal ei olnud kedagi. Sa võid siis lennujaama sinna juurde. Jah. Tada, me saime auto kätte, Leen on seal taga juba pakib, aga vähemalt on ilus punane ja me saime juba upgrade'i, sest mina tellisin Volkswagen Polo, aga seda ei olnud. Nii et siis, ja upgrade'iks on see, et see on GPS-iga. Ja nüüd ei ole muud, kui lähme, Leen tuleb kuskilt tagant välja, kus me nüüd... Kohe seda ka, et see oli ikkagi upgrade'itud. Jah, ma juba ütlesin, aga kus me nüüd lähme? Me lähme Tenerife 24 kontorisse vaatame, mis me ikka. Me oleme ette valmistatud, meil on igaks päevaks midagi, me tulime liiga lühikeseks ajaks, sest shopama me küll ei jõua. 8 korruselised kauamad on siin. Ehk siis me oleme Meelis, ma ei tea. Tenerife 24 kontoris, kus tehti meile lühike brief, mida teha, mida mitte teha. Ja me lähme ilmselt merele ja me lähme siia parki vippidena. Ma ei tea veel. Kas me nüüd võiks sööma minna? Jaa, kindlasti. Esimesed rannavaated tulevad. Ja ma just mõtlesin, ma teen sinna Q-Travel Instasse pildi, et me oleme kohal, näeme nädala pärast. Jah, selline rand. Panen kohe lai. Üllatavalt valge liiv. Jaa, ei, väga kena on. Lähme katsume vett ka kallis. Palun. Tahaks ju ujuma minna, nii palavad. No tere tulemast. Tere tulemast Casa Tenerife. Tere tulemast meie Tenerife. Mõtlesime, teeme kohe room touri ära. Esimene tuba on siin. Obviously magamistuba. Jaa. Siuke ilus peegel ja värki. No on nagu kodus. Nagu kodus. Nii. Aga see on kinni. Tabalugas siin on mingi own stuff kindlasti. Piitsad ja maskine. Siin on meil võinituba. Siin isegi on seepi. Väga hea. Siin on isegi föön ja kaal. Ja kreem. No see on küll somebody's nii-öelda leftover. Leftoverid on alati ma leiad. Mina jätan ka alati Airbnb-des leftoverid. See on tühi. Nii. Siin on ka laste see kätepesu. Nii, jätkame. Siin on... Kolakamber. Kolakamber. Okei, pesumasin ühesõnaga. See on normaalne. Nii, ja nüüd tere tulemast elu. See on minu spot siin. Jah. Tegelikult me peame nagunii minema aga kohe varsti poodi, sest meil ei ole midagi, nii et vaatame, mis siin on. Kruusid, klaasid. Okei, kohvikann. Näe, vaata, siin on maja reeglid ka, nagu, mida tegema peab, kuidas elama peab. Nii. Okei, siin on midagi. Ma ei tea, mis see on tee vist. Kuule, aga teeme veel kiire selle tuuri ära. Tee ära siis. Siin on selline nurgakene, kus saab siis telekat. Isegi wifi'd ja asjad on kõik olemas. Nii, söögilaud. Ja siis me jõuame... Siin on palju asju siin. Kõige parema osani. Rõtu, vaadake. Ja. Ehk siis
selline sisehoov on meil. Nii, ma tean, kus ma homse terve päeva vedan. Lihtsalt vedeleme siin, on ju. Lihtsalt vedelen. No. Ja vaata, kui mõnus siin saab nagu teed midagi süüa, saad värskes õhus süüa. Oh yeah! Nii, lähme toome veini, karpe, krevette, kana. Hakkame sööma. Kõht mega tühi. Minul ka. Me käisime poes. Ma näitan, mis me ostsime. Pood on hästi meie lähedal. 3 kiltsa on nagu suur, mega huge. Selline pood. Mercado. Ja. Mercadona, sorry. Ühesõnaga, ostsin mune. Ma laon kõik välja. Ühesõnaga, ma võtsin igast asju niimoodi, et me suudaks äkki, et me nädal aega ei lähe. Vaadake, kui nunnu väike majonees. Et äkki me ei lähe nädal aega poodi. Sa selle tšiki panid ära kuskil, on ju? Kotti ma panin kotti, jah. Et umbes, mis asjad maksaks? Ma võin, no ma umbes tean ka. Nagu sellest võttes munad olid mingi 1 eur midagi. Majonees oli mingi 90 senti. Õunad olid sama hinnaga, mis meil 1,99 kilo. Siis ma võtsin mingid peekonid. Nagu, sest see oli, ma vaatasin kilo hinda. Need olid odavamad kui nagu suured ribad. Et äkki mingi omlett teha või midagi. Siis võtsin mingi hummuse, mis oli ma ei tea, kas 1,65, ma ei tea, kas see on kallis või mitte, ma ei osta seda Eestis. Aga ma ei tea, mõtlesin, et äkki on siin hea leivaga süüa. Siis võtsin kanafileed, siin on 554 grammi 2,96. Kilo hind 5,35 on suht sama, mis meil. Ja see on juba nagu mingi maitsestatud. Siis, aga ma võtan siis, võtsin, need on siin mega odavad. See maksis reaalselt mingi eurts vist ja see oli kallim äkki mingi 3 euri või midagi. Võtsin kitsejuustu, 2 eurot nagu näha. Siis ma võtsin ühe pomelo mahla, sest tundus selline põnev. Siis ma võtsin ühe paki kohvi. Kohvid olid kõik sellised, et ma polnud elus kuuldega näinud. Ainukene, mida oli Lorvi kohvivoad, aga kuna meil on siin pätikas, siis sibulat. See oli mingi 1 eur midagi, see on odavam kui Eestis on see šlett sibul. Siis võtsin mingi need toorjuustud, need olid mingi äkki 90 senti tükka. Ja siis Meelis unustas hambaharja maha, siis ma ütlesin, kuule davai, vali endal hambaharja. Ja siis me avastasime, et see elektriline hambaharja, mis see maksis? Mingi 9 eurot või? 9 midagi, jah. 9 eurit ja siis me ostsime need otsad ka, et siis nagu vapsee odav või? Noh, me ei saanud ju ilma shoppinguta, aga milline vaade me pidime lihtsalt seisma jääma vahepeal. Selline... Ja Meelise telefon tegi vapsee pilte, kui ma tegin oma iPhone'iga, siis ma olin mingi okk, tegin ka pilti. Lihtsalt sõitsime kuskil kohas ja siis vaatasime, et siuke vaade ja siis mõtlesime, vaidot teeme seisma, teeme pilti. Täiega äge. Kell on kohaliku aja järgi 12.20 ja me hakkasime kohvrit lahti pakkima, sest oli toimetamis. Finali jõudsime ka koju. Aga ühesõnaga ma avastasin, et mul on kaasas nagu 1 rannahõlst, 1 lühike tuub, siis 1 trikoo, mis ma tahan lihtsalt, tegelikult võtsin kaasa, et pilte teha, siis see kleit ja siis 1 vansi ja that's it, mul ei olegi rohkem. Ehk siis sul on nagu 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5 on mul seljas. 5 ja ühikut. Siis mul on siin vaata see nagu siuke tube, vaata, mis on nagu mingi läbipaistv, mida ma saan panna lühemaks, pikemaks mingi teha. Aga ma sul on 6 ühikut kleite. Jah, ma lootsin tegelikult, et me lähme kuskile šuppama. Nii et ma tahaks öelda, see väga tubli, sest enamikud naised tulevad ju mingi Leenu asjad on seal kohvris. On nagu mingi siitaks asju ja ma just ütlesin Meelisena, et mul on vist rohkem pesu ja bikiine kui kleite. Aga tegelikult, mis päev meil täna on? Reede. Me oleme siin tegelikult nagu ju 5 päeva. Sest no ongi. Noh, mul on tegelikult nagu igaks päevaks, aga see on mul täna juba 3. outfit. Ma ei tea, kus ma neid tihti vahetan. Aga ikka, selles suhtes pakime kell 12 öösel riideid lahti. No, mis siin ikka muud teha öösel?
on hommik ja meie hakkame hommikust sööma. Päike on väljas, õues on mega soe, mitte ühtegi pilve, nagu mitte ühtegi. Ja päike kõrvetab mõnuga ja kell on alles mingi 10. 9 tegi ja Leina avas kaava, vaata kui äge võrk. Väga nunnu tõesti. Nii et hommikusöögi kõrval on nagu hedonspaas, üks väike šampanja. Ja esimene päikesevõtupäev on läbi. Või tähendab, tegelikult kell on 13:10, aga lihtsalt nii mega palav on, et ma ei suuda olla ja ma ei taha kohe esimesel päeval ära ka põleda. Nii et siis ma otsustasin, et tulen ära, aga Leen jäi veel sinnani, et siis plaan on selline, et ma lähen tuppa, pesen ennast puhtaks ja siis lähme kuskile shoppama. Meil on niimoodi, et meil on mitu telefoni korraga, siis meil on Hedoniga on meil, oota keera see siia poole. Ja siis meil on Hedoniga telefonivestlus. Nii et me oleme kogu aeg ühenduses teineteisega. On ju? On ju? Jah. Aga Läksime meie shoppama ja nägime, et seal olid mingid Valentinoid ja Tate Bakerid, siis me olime okei, see ei ole meile, tuleme siia mooli, sest siin peaks olema siuke mingi kohalik ja mingi basic ala mingi Zara ja H&M, aga neil ilmselgelt on mingi teine nagu sortiment, nii et lähme vaatame. Mis teed? Tähendab, ma tahtsin ka öelda seda, et see on nüüd esimene lambipood. Me nimetame selles mõttes meie jaoks täitsa tundmatu ja ülinormaalsed hinnad, ülihead asjad. Iga pool on -60. See särk maksis enne 7,99, nüüd on 3,15. Siis ma võtsin siit omale mingeid kampsuleid. Mis suuruses sa võtsid need? S. Aga mis on ülihea pluss on see, et mis keegi vaatas räigelt, mis me siin teeme. Mis on plussiks on see, et siin on värve. Kui me Eestis, vaata lihtsalt värvid, värv, ilus. Et kui me Eestis käime, siis on meil must, hall, pruun. Või siis must. Jah, aga ma jätkan shoppamist. Täna on minu päev. Tegelikult ma ei tea midagi täna joppab täiega mul. Ma ei tea, oota, ma tänan välja. See on mangopood. Ma ei ole Eestis kunagi mangos käinud. Ja ülinormaalsed hinnad, ülihea materjal äkki. See särk on mega mõnus, selle ma arvan võtan. Ja see on siuke, seljas on hästi mõnus, aga hinda me ei tea. Ja tegelikult võiks nõks olla suurem. Ja me oleme omadega toidupoes. Jälle, me lubasime, et me ei lähe rohkem toidupoodi. Aga mis vahepeal juhtus, räägi? Ma sain vahepeal kingituse. Tenerife 24 kinkis meile Siam Pargi piletid. Ja homme pidi olema tegelikult nagu see Sahara, mingi liiva, mingi asi. Ehk et nagu päikest ei ole ja siis me äkki saame minna hoopis sulistama, sest veest pidi olema kõige parem olla selle tormiga. Ja nüüd lähme ostame midagi süüa. Shopping is done. Kõik minu asjad on proua käes. Aga proua lihtsalt on mu isiklik assistent. Põhiline, me oleks võinud sealt tulla ju. Jälle me käime mingi ringiga. Jah, Meelis shoppas, ma ei leidnud midagi, sest minu juures siin ei ole üldse leite, siin on mega palju. See on lihtsalt fucking princess. Ma võin olla princess. Aga nagu siin ei olnud midagi ägedat. Ja meil on järgmine hommik. Ilm on meil tuuline, nagu on mu juustest näha. Mega tuul on mingi 30 meetrit sekundi, sest siia tuli ka liiva. Ehk siis Afrika, Sahara, liivad lendavad. Õnneks, tegelikult nagu arve eits mina on kinni, juba oli nagu enne nagu natuke suke lämpe ja raske on. Aga soe, aga tuul on väga suur. Tuul on kõva. Mega hea. Vaata meie pealt näen ka. Ja jälgib nagu see, kui siin oled, nagu suke tunne, et ta viib ära. No vaata mu juuseid. Lihtsalt ma nagu palju. Et täna siis, nagu ta iseenesest mõistetavad arusaadav on, et täna me randa ei lähe.
kaubanduskeskuses, teate või? Kõik uksed lõdvad. Mida üliveider. Hull tuul on siin. Aga ühesõnaga jah, me otsustasime, et kuna randa päris ei lähe selle ilmaga, et lähme sõidame kuskile kaugele kaubanduskeskusesse. Aga me ärkasime ju kell 7 ja jõudsime siin kõik on veel kinni. Õnneks ei ole kaua, mingi 10 minti on jäänud. 10 minti on jäänud, aga põhiline siis lihtsalt infoks tuul on nagu nii õhker tee peal, et autod nagu lükkas. Siis mingid telgid, rannapallid, kõik sellised kergem nodi lihtsalt oli tänavatel nagu. Mille peale mu sõber kirjutas, et kuule äkki püsite toas nagu, et saate muidu mingi kuradi telgiga pähe vaata. Aga ma ei mõeld selle peale enam, nüüd näiteks hakkas hirm. Jaa, aga ei, ma ütlen, nüüd me oleme juba kohal, nüüd pole midagi teha enam. Nüüd on 10 tundi siin olla. Ühesõnaga me otsustasime, et poed on kinni, aga kohvikud on lahti. Et võtan ühe, siin oli selline asi nagu sangria kaava. Ma näitan seda menüüd ka siis juba ja tegelikult on jumala odav, vaata, espresso on eur, mingi kahve, cappuccino 1,70, söögid on ka jumala okei hindadega. Mingid pizzad on mingi 7 €, siin on vaata mingi kalmaarirõngad 6. Noh, ma ei tea, tegelikult on nagu suht soodne. Või no mingi krevetikaus on 6,50, see ei ole see ei ole väga hull. Või mingi purksid on 4-5 €, see on ju. Mingid võiksid, hommikusööke saad siin märgisärki. Ma näitan seda, et kui tugev on see liivatorm, on niimoodi, et... Selline? Jah, nii et... Just kukkus siin üks katus alla. Jaa, mul on... Ma just ammustasin, mul on hamba vahel liiva. Paistab olevat leenupäev. Nii, oota, ma üritan siin kuidagi. Tadaa! Nii! No, sobib. Ma ei kanna kunagi niisuguseid pükse, aga lihtsalt ma mõtlesin, et need on mega odavad siin võiks osta. See on jällegi eesti keele öeldes lambipood meie mõistes. No vaata kollasega on ka. Ja, hind on, oota, pluusi hind on 7,95. Aga tegelikult on nagu äge iseenesest ju. No ma nagu selle pluusiga ilmselt ei kannaks, sest on nagu liiga triibuline kõik kokku, aga mingi maika paneks alla, siis... tead, võta ära. Vaatame, kodus vaatame. Vaatame. Ma tellisin 4 asja, siis ta soovitas, et kartuleid ei ole vaja, et need on nagu nii omleti kõrval. Nagu me näeme, siis need on hoopis omleti sees. Ja salatit ma ei näe siin, mida ma tellisin. Ja ühtlasi läks talle fritüür katki, ma nägin, kuidas ta võttis kulbiga fritüürist panni peale õli. Ja omletti tehtigi üle 20 minutini, et siin... Tormituuled tekitavad inimestest... Ja see ei ole vaata väga crispy nagu see jumala... Lamp. Käisime siis seal San Eugenio shopping centeris, mis oli täiega mõttetu, mingi 90% asjadest oli kinni, sest on pühapäev. Kuigi oli kirjas, et on... Kuigi oli kirjas igal pool, sildid olid, et pühapäeviti ikkagi on lahti. Aga nüüd me tulime Chinatowni, mis on suhteliselt meie ööbimiskoha lähedal. Ja nagu siin näha on, 1000 patja. Vaatame lihtsalt, kuna see meie lähedal. Siin pidi olema riidepoode ka nii, et... Selja taga täpselt midagi on. Lihtsalt lähme vaatame, uudistame. Ma pean tunnistama, et siin nii-öelda Chinatownis riiete valik on väga lai. Isegi meeste osakonnas. Hinnad on üliokeid. Näiteks ma võtsin ühe sellise särgi ja see maksab 10,89. Aga täiega riskivärk on see, et mis materjalist on. Noh, näiteks siin on küll, siia ma ei ole veel jõudnud, ma toon kohe ühe näite teile, kus need siin olid. Näiteks see pluus, see lihtsalt nagu, ma ei tea, kui hästi näha on, aga see lihtsalt on siuke mitte õhku läbi laskev, lihtsalt mega umbne, need täpselt samamoodi, mega umbsed, sa tunned, et see on pladi vakstu, aga samas siin on nagu linane, nii et lihtsalt peab surfama ja otsima, aga valik on hea ja hinnad on ka okeid.
loomulikult leiab Hiina poest ka tuntumaid brände nimega Michael või siiski mitte. Ja siin kõrval on, vaadake, ma ei hakka need brändi nimesid ütlema, vaadake see on ju. Et jah, Hiina poest leiab ka tuntumaid brände jutumärkides. Siin on nagu kokku 2 korrust, nii et 4 sektsioonis. See koht on massive, praegu oleme esimesel korrusel ja siin on selline, kuidas ma ütleks, karnevali. Okei, siin on karnevali pool, aga me seal pool ei ole veel käinud, nii et ma ei tea, mis seal on. Et valik on väga suur ja Kirju ja Leen on juba kadunud. Okei, seal. Kui hommikul oli nagu lihtsalt vines, siis nüüd on nagu see, et tuult enam ei ole. Te näete, mu juuksed ei lehti. Aga nagu see maja isegi, kui siin majal ei ole tulesid, aga see on nagu vines. See on ilusti näha. Nagu liiva sees. Ja siis ma pühkisin rõdu. See on nagu mingi üks nurk. Sest ma tõmbasin ühe selle tooli. See kõik on lihtsalt liiva täis. Ma tõmbasin ühe selle tooli ennem ühe märjalapiga üle, vaata. Ei no vaata, kui ma teen nii, vaata, sa näed. Ja sul on üldse nii, kui sa korraks õues käid, sul on kohe niisugune tunne, et sa oled nagu mega liivane. Ja kui Tenerifel on mingi see, ma ei tea, mingi ohtlik, mingi õhukvaliteet 300, siis on juba nagu mega hull. Eriti mingi astmaatikute jaoks, aga see on praegu 571. Sellepärast meil ongi mingi ninad kinni ja mingi mega halb on olla. Ühesega hingata ei ole õhku. Nagu mega siuke nagu õhk nagu seisab, vaata. Ja nüüd ei ole tuult ka. Nii et ma ei kujuta ette nagu millal see siit nagu üle läheb. Sest ma saan aru, et Gran Canarial ja Tenerife nii-öelda pealinnas Santa Cruzis on mingid megapõlengud ja lennukid ja helikopterid ei saa nagu minna, sellepärast et tuul on nii suur. Ja nähtavus on 50 meetrit ja kõik lennud on tühistatud. Nii et meil ei ole muud teha, kui lihtsalt toas istuda. Ja, nad soovitavadki toas olla ja meil on mingid tuttavad tegelikult lennujaamas, kes nad ei saa lihtsalt kuhugi, see on tuhanded inimesed lihtsalt ootavad lennujaamas, kõik lennud on canceldatud. Tere hommikust, on esmaspäev, me ei saanud magada sellest, liivatorm on, meil on suu ja nina, kõik on nagu, seal läbi nina hingata, siis üritad läbi suu hingata ja siis see kujub ära. Siis me panime mingi ventika tööle, aga no ühesõnaga me ei saanud reaalselt magada. Siis me mõtlesime, et okei, jalutame randa, aga rannad on siin mustad. Jah, see on selline klassikaline. Ja meie taga on mingi mega fancy hotell on ja siin on mingi enam-vähem see Infinity Pool ja siis meile seal mingi, neil on täiega hea vaade. Ja siis ma olin mingi, mitte praegu, nagu näed 50 meetrit udu. Ja tegelikult see on kõik liiv. Aga kui sa näitad korraks üles, siis nagu hakkaks loob. Midagi nagu loob, aga samas... Mere peab tuleb täiega. Jah, et tegelikult ei hakka ka nii. Aga jah, see pidi ju kestma kuni 3 päeva. Selline rannakene ja siis vastus on see, et ei kutsu ujuma. Jube must on. Ei mind see nagu ei sega, et must on, mulle tundub, et see vesi on juba küll. Millegi pärast. Aga nüüd pensionärid lähevad jalutavad edasi, eks ole? Jah, me näeme sinna Kalju otsa. Möödunud on väga mitu tundi. Ühesõnaga, mina lähen sellisele üritusele nagu eestlaste vabariigi aastapäeva kokkusaamine Tenerifel või midagi sellist. Leen otsustas, et tema jääb lihtsalt koju, teeb mingit tööasju, toimetab seal. Käisin just tankimas, seega huvi pärast, kui teid huvitab, siis 95 maksab 1,039. Et selline hind on siis 95 bensiinil, diisel on 0,969 ja mingid hinnad on seal veel. Ja mina käisin siis BP's ehk siis British Petroleum tanklas. Ja nüüd muud ei olegi, sõidan sinna Tenerife 24 maja juurde, kus siis see kokkusaamine on. Tegelikult ma olen päris kenasti hiljaks jäänud, sest see hakkas kella 5, aga kell on praegu 17:19, nii et annan gaasi. See on väga suur probleem Tenerifel on parkimine. Selles suhtes mitte kuhugi parkida ei ole, ma tegin reaalselt mingi 3-4 tiiru
Okei, kui ma sellise masinaga sõidaks, siis võib-olla oleks nagu ruumi parkida. Tõesti suvaline koht, näitan teile hindu lihtsalt huvi pärast. Et saate vaadata. Ja see on suhteliselt keskusest, tahaks öelda. Et tegelikult ei ole väga hullu. Ühesõnaga, parkida ei ole jah, see mitte kuskile. Kõik kohad on võetud. Ja nüüd ma parkisin lihtsalt kuskile kaubanduskeskuse alla, mis obviously on tasuline. 1,80 tund. Aga elame üle ja nüüd õnneks on see koht seal samas kohe lähedal, nii et peaks kohe kohale jõudma. Hea meil on tõdeda, et siin saab ka süüa midagi nagu kohalikku. Ma mõtlen Eesti kohalikku, aga samas ka Tenerife kohalikku. Ehk siis midagi värsket. Jah, ja inimesi on ka isegi täitsa parasjagu kogunenud. Aga mis ma tahan öelda, et tegelikult naata ei sega seda eestlast kokku käima miski muu ei see, et õhureostus näitab minu tahulise silmateates 126, mis on nagu üle igasuguse piiri, kus õhku sisse hingata ei tohiks. Siis nagu ma enne ütlesin, 50 aastat ei ole kohalikud näinud nii suurt Sahara kohalolu siin. Ritsikad on meile sealt saabumas Afrikast ja Saharast kohe ära sööma kõike meie põldude pealt. Ja põhjakallas põleb, kiirtee on kinni, kaljud varisevad tee peale, ekskursioonid keeravad busse ringi ja pealinnas karneval käib ja eestlased Eesti Vabariigiks kogunevad. Nii et armsad eestlased, elagu Eesti, ta on väike, meid on jube vähe ja jagub meid igale poole ja igale poole me kuidagi paistame silma. Nii et olge terved, olge sama tublid, olge õnnelikud ja ma soovin Eestisse palju päikest ja igale poole, kus meid eestlasi üle ilma on laiali. Kõigile hästi palju väikest ja rõõmu südamesse. Elagu Eesti!